Meil on siin näha üks pealtnäha 5 punkti ülesanne avaldis, kus on sees paar ruutjuurt ja midagi on ruutu võetud ja midagi on korrutatud, midagi on lahutatud, midagi on astendatud. On vaja kõigepealt see avaldis lihtsustada ja seejärel arvutada saadud tulemuse väärtus tingimusel, et see ainus tundmatu Y, mis siin on, omaks väärtust siinus pi kolmandikust ruudus. Viisakem korra pilk peale õpilase lahendusele. Kõigepealt ta on proovinud midagi teha ja mulle tundub, et täitsa okeilt teha, aga ta on selle maha tõmmanud. Ja siis ta on proovinud teha teistmoodi, nii et ma ei saagi väga hästi aru, mis ta siin teeb. Ta on esimeseks tehteks märkinud selle, mis siin sulgudes on ja hakanud seda siin allpool lahendama. Ja kuna kogu see asi on siin olnud astmes -1, siis on ta kummagi liidetava, isegi mitte liidetava, vaid ta on vähendatava ja vähendaja mõlema eraldi võtnud astmesse -1. No kui ma nüüd väga sügavalt ei eksi, siis niimoodi küll teha ei tohi. Sa tohid seda teha sel juhul, kui siin oleks korrutamismärk, aga siin on lahutamismärk. Oleks siis veel jagamismärk, aga siin on lahutamismärk, liitmise ja lahutamise puhul ei tohi nii teha. Seega ma ei hakkaks seda siin praegu edasi vaatamagi ja ma praegu ei anna ka hinnangut selle kohta, kas see on jama või ei ole. Ma püüan selle kõigepealt ise lahendada ja siis vaatan edasi. Siis ma saan võrrelda. Nii siis. Millest siin võiks alustada? Ma seda avaldist ennast ümber ei kirjuta. Alustan sellest esimesest osast, siis lihtsustamisest, ega muud moodi ei saagi teha. Nüüd see esimene, 1 miinus ruutjuur, 1 miinus Y ruudust. Kas me siin saame midagi teha? No 1 miinus Y ruut saaks küll kirjutada 1 miinus Y korda 1 pluss Y, aga sellest esialgu mulle tundub, et mingit abi ei ole. Ega ma jätaks selle sinna paika ja ma teeks ära kõigepealt selle tehte, mis siin sulgude sees on. Aga selleks ikkagi ma kirjutan selle esimese poole ümber. Niisiis, meil on siin selline asi. Ma ei viitsi seda isegi ette lugeda, see on nii keeruline. Ja nüüd sulgudes olev tehe, mis siis lõpuks tuleb astendada -1, praegu ma seda veel ei tee. Ma lihtsalt toimetan siin selle lahutamistehte ära. Ühine nimetaja. Ruutjuur 1 miinus Y-kist. Ruutjuur 1 miinus Y-kist. Ja mis siis jääb lugejasse? Kõigepealt 1. Ja nüüd miinus ja laiendajaks vähendatavale jääks see, mis meil praegu nimetajas on, ruutjuur 1 miinus Y-kist. Ja kui me need omavahel korrutame, siis me saame ruutjuure märgi alla 1 miinus Y ruut. Aga et õpilasele asi selgem oleks, ma teen selle asja nüüd niimoodi, et ma panengi siia laiendaja, siis nüüd kirjutan ära see, mis ma mõtlesin, et 1 miinus Y tuleb siia laiendajaks. Seega üles siis 1 miinus ja ruutjuur 1 miinus Y korda ruutjuur 1 pluss Y. Ja siia vahele saame nüüd tõmmata ilusa sirge murujoone. Ja kogu see kupatus tuleb võtta astmesse -1. Edasi. Kasutan edaspidi teist värvi, et oleks ehk arusaadavam. Nüüd on siis roheline värv mängus. Selle esimese teguri siin suures avalduses ma jätaksin paika. Ei ole siin sellega vaja edasi tegeleda. Küll aga ma nüüd teeksin ära korrutise teise teguri lugejas. Jätaks isegi sama värvi, ma teen lihtsalt teise värviga selle, mida ma muudan.
Niisiis, samaks ma jätan esimese teguri. Ja teises teguris üks miinus jääb paika ja nüüd ma korrutan läbi. Kuidas korrutamine käib? 1 miinus y on astmes 1 kahendik ja 1 pluss y on astmes 1 kahendik. Vastavalt astmete korrutamise reeglile me saame toimetada nii, et me korrutame astendatavad, sellepärast et astendaja on sama. Astendaja on see ruutjuur. Niisiis sinna alla jääb 1 miinus y. Või see ei ole piisavalt kontrastne värv, see roheline, äkki kollane on. 1 miinus y. Tegelikult see ka ei ole. Ma võtan siit hoopis teiselt poolt lilla. Nii. 1 miinus y korda 1 pluss y. Ja sellest kõigest ruutjuur. Ja alla jääb ruutjuur 1 miinus y-ist. Ei, seda ma ei tahtnud ju selle värviga teha. Selle ma teen vana värviga. Sest kõik muu jääb siin samaks. Ja kui sa eksami ülesannet niimoodi päriselt lahendad, siis sa võid ka ju kasutada erinevaid värvitoone, et oleks selgem ka selle inimese jaoks, kes hindab. Ja ma nüüd märgistan selle osa ära, mis ma tegin. Niimoodi, et selle ma tegin siin allpool siis ära eraldi. Ja edasi ma tegelen ikka veel selle sama osaga. Kirjutan siia esimese teguri ära. 1 miinus ruutjuur, 1 miinus y ruut. Korrutame läbi teise teguriga. Jätan kõik muud asjad samaks, nii nagu need olid. Ja see osa, mida ma muudan, selle ma teen siis lillaks. 1 miinus y korda 1 pluss y vastavalt ruutude vahevalemile. No ja selle võiks ju ka siis siia kuskile ära kirjutada, see valem, mida ma siin kasutan, alast alla lillalt, siis see valem, kuhu selle võiks nüüd kirjutada. Ma kirjutan siia a pluss b korda a miinus b võrdub a ruut miinus b ruut. Ja ma olen siia kasti ümber ka, et näha, see on valem. Seda sama valemit ma siin nüüd rakendan. A on 1 ja y on b siis. 1 korda 1 on 1 ja y korda y on y ruudus. Ja ruutjuure märk ka veel. Ja kõik muu jääb samaks. See, mis siin all on. Ja murujoon. Sulg kinni. Ja astmes miinus 1. Noh, edasi, mis nüüd edasi võiksin teha? Üleval on 1 miinus ja ruutjuur millestki. Kas me siin saame sellega midagi teha? Äkki me saame. Sest nüüd oleks mõttekas kogu see värk ümber keerata äkki. Võtan siin mingisuguse teise värvi, näiteks siit vahelt oranži ja teen siia kasti ümber, et sa näeksid, millega ma nüüd tegelema hakkan. Selle osaga. Selle osaga hakkan nüüd tegelema. Kõik muu jätan seda värvi, nagu see on. Tähendab siis 1 miinus ruutjuur 1 miinus y ruudust korda. Ja nüüd selle, mis siin kasti sees on, ma keeran ümber, sest astmes miinus 1 tähendab ju
selle avaldise pöördväärtust. Nii et kuna 1 miinus y astmes 1/2 oli enne nimetajas, siis nüüd on see lugejas ja 1 miinus ja ruutjuur 1 miinus y ruudust oli enne lugejas, nüüd on see nimetajas. Kõik, siin ei ole rohkem vaja selle osaga mitte midagi teha. Ja nüüd me juba näeme, et me saame taandada 1 miinus ruutjuur 1 miinus y ruut, mis on siin esimese teguri lugejas, sellepärast et see on ju jagatud 1-ga. Ja sama avaldis on ka teise teguri nimetajas. Ja jääbki järele ainult ruutjuur 1 miinus y-ist. Nüüd väike pilguheit sellele, mida õpilane tegi ja mis vastuseks sai. Nojah, mitte selle ja ta sai ruutjuur 1 miinus y ja veel miinus 1. No järelikult me võime selle kõige kohta, mis me siin näeme, öelda, et see on üks suur jama, mis hakkab peale kohe päris algusest sellest esimesest tehtest. Ja siin ei ole aga mõtet seda edasi analüüsida. Kas ma nüüd seda lohistada saan kuidagi. Ja ta ütlebki seda ühte, siin ei tohiks olla, see rikub kõik ära ja tõepoolest nii see on. Ta on siin, nüüd on seda teist osa püüdnud teha hästi pikalt. Ja lõpuks on olnud vaja siis teha asendus. Ma vaatan, kas õpilasel oli, ei, see on juba järgmine ülesanne. Okei. Siis nüüd see teine pool, see kõik, mida ma praegu tegin, see oli see üks lihtsustage see avaldis. Nüüd ma tegelen selle teise osaga, et tuleb arvutada tulemuse väärtus, kui me teeme y-isse sellise asenduse, nagu siin on näidatud. Nii, hea küll. Meil on see avaldis ruutjuur 1 miinus y ruut. Seega nüüd on see 1 miinus siinus pi kolmandikust ja veel ruudus ja kõigest kokku ruutjuur. Siin on ka veel puudu üks sulg. Väga huvitav, eks ole. Meil on siinkohal vaja teada, kui palju on siinus pi kolmandiku. See on 60 kraadi, sest pi on 180 kraadi. Kui sa seda ei mäleta, siis ma kirjutan selle ka siia ära, et pi radiaanmõõdus on 180 kraadi kraadi mõõdus. Seega pi kolmandikku on 60 kraadi. Ehk siis 180 jagatud 3-ga. Nüüd järgmisena on vaja teada, kui palju siis on siinus sellest pi kolmandikust ehk 60 kraadist. Kas sa mäletad trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste või põhiliste nurga suuruste trigonomeetrilisi väärtusi? Kirjutan selle nüüd eraldi mingi sinisega siia näiteks. Teeks ühe tabeli siia kuskile alla. Kuna meil on ainult siinusega tegemist, siis meil ei ole muud vaja siin. Ma kirjutan need järjest siia välja. Need põhilised nurgad siis 0, 30 kraadi, 60 kraadi, ma paneks siia vahele veel ühe põhilise nurga, 45 kraadi. Siis on 60 kraadi ja siis on 90 kraadi. Need on põhilised nurgad. Ja nagu sa näed, siis need peegeldavad 11 täisnurga mõistes. 0 on 90 kraadi miinus 90 kraadi, 30 kraadi on 90 kraadi miinus 60 kraadi ja 45 kraadi on 90 kraadi miinus 45 kraadi. Me teame seda, et
siinus ja koosinus üksteist täiendavad. Tõmba siia nüüd joone vahele, need, mis ma siia nüüd kirjutasin, need on kõik kraadi mõõdus. Ma kirjutan siia ette ka, et need on siis kraadides. Ja kirjutaks siia radiaanides ka kohe alla ära. 0 on ikka 0, 30 kraadi on pi kuuendikku, 45 kraadi on pi neljandikku, 60 kraadi on pi kolmandikku ja 90 kraadi on pool piid, pi kahendikku. Nüüd on mul kirjas kõik põhilised nurgasuurused kuni täisnurgani välja, nii kraadides kui radiaanides. Ma siia ka veel vahele ühe joone. Ja nüüd edasi siinuse väärtused. Nii, kuidas me saaksime need siinuse väärtused muidu teada? Ega ei olegi mõtet väga siin näidata, ma kirjutan need lihtsalt siia välja kõigepealt. Võib-olla lihtne oleks meelde jätta niimoodi, et paneme igale poole murrujoone. Ja alla 2. Nüüd igal juhul on midagi 2-ga jagatud. Aga mis? Ja nüüd kirjutame järjest välja. 0, 1, tähendab ruutjuur 0-st, ruutjuur 1-st, ruutjuur 2-st, ruutjuur 3-st ja ruutjuur 4-st. Ja kui me nüüd taandame ära, siis me saame need väärtused, mida me võiksimegi kasutada. Seesamune siinus. Ruutjuur 0-st on 0, 0 jagatud 2-ga on 0, ruutjuur 1-st on 1 ja saame 1 kahendik siia. Siia jääb ruutjuur 2-st 2-ga, siia jääb ruutjuur 3-st 2-ga ja ruutjuur 4-st on 2, 2 jagatud 2-ga on 1. Ja me võime seda asja ka niimoodi ette kujutada, et meil on koordinaatteljastik. Kus on Y-telg ja X-telg ja 0 punkt. Ja nüüd ma ei ole nüüd kindel, kas ma niimoodi siit lennu või jooksu pealt oskan seda hästi seletada, aga ma proovin. No mingisugune unit circle võiks ka olla, kas ma siin saan teha korralikku ringi, saab isegi teha, väga hea, kuigi ta läks nüüd natukene mööda. No siin on hea võimalus kohe paika nihutada, Vastab, et ma seda ringi vist väga siin nihutada ei saa, kuna tegemist ei ole vektor layeriga, ma oleks pidanud siia vektor layeri enne panema. No las ta siis olla. Saame hakkama ka sellega, oletame, et see 0 punkt on selle ringijoone keskpunkt. Ja sel juhul, kui me nüüd siia sisse peaksime visandada mingisuguse suvalise nurga, no umbes siin tuleb mingisugune 45 kraadi ja paneme siia täisnurga alt kuni X-teljeni veel ühe lõigu niimoodi, et meil tekiks siia täisnurk. Siis kui me vaatame 30 kraadist nurka, oletame, et see on 30 kraadine nurk, siis siinuse puhul me teame seda, et siinus on defineeritud kui täisnurkse kolmnurga teravnurga funktsioon, milles siis mille väärtus on vastaskülje ja hüpotenuusi pikkuse jagatis. See hüpotenuus siin on pikkusega 1, sest see on unit circle, ehk siis raadiusega 1. Nii ja me jagame midagi 1-ga antud juhul. Aga 30 kraadise nurga puhul see, mis on siin vastaskülg, see on poole lühem kui hüpotenuus, nüüd praegu ta päris 30 kraadine ei ole, ta natukene väiksem mul.
aga kui ma siia kõrvale nüüd teeksin 45 kraadise umbes ja tõmbaksin siit alla, muidugi palju lihtsam oleks seda teha geogebras, aga saab ka siin hakkama. Siis 45 kraadise nurga puhul me näeme, et vastaskülg on siis see siin ja hüpotenuusid on nagu suhtuvad nagu ruutjuur 2-st 2-ga. Aga nüüd me võime ette kujutada seda, et me selle hüpotenuusi tõmbame otse X-teljele niimoodi, et tekib nagu tühi kolmnurk, mida ei ole. Ehk siis selle hüpotenuusi pikkus on täpselt sama, mis X-telje pikkus koordinaatteljestiga 0 punktist kuni selle ringjoone nii välja. Siis tekib selline olukord, et see vastaskülg siin, räägin praegu sellest nurgast, mis on see terav nurk siin. Siin. Või siis vastavalt siin. Et me näeme, et mida lähemal X-teljele see hüpotenuus on, seda väiksemaks jääb vastaskülg, kuni ta lõpuks on 0. Ja kui me 0 jagame millegagi 0-st erinevaga, siis me saame ikka 0. Et sellepärast 0 kraadise, see kraadimärk mul puudu, 0 kraadise nurga siinus on 0. Ja vastupidi, kui me selle hüpotenuusi lükkame välja Y-teljeni, siis vastaskülg on täpselt sama pikk kui hüpotenuus. Ja kui me 2 ühepikkust asja omavahel jagame, siis me saame 1. Ja sellepärast 90 kraadise nurga siinuse väärtus on 1. Mõt nii. Et kui sul lihtsalt läheb meelest ära, siis sa võid niimoodi ka arutleda. Niisiis, mida me nüüd teada saime? Me saime teada seda, et siinus nurgast pi kolmandikku on ruutjuur 3-st 2-ga. Ma kirjutangi selle siia järgmisena välja. 1 miinus ruutjuur 3-st 2-ga ja see tuleb siis nüüd võtta ruutu ja kogu kupatusest veel ruutjuur. Teen selle tehte ära. Nii, 1 miinus ruutjuur 3 korda ruutjuur 3 on 3 ja 2 korda 2 on 4. Ja sellest tuleb võtta ruutjuur. Ja edasi 1 miinus 3 veerand on veerand. Saame siia alla siis ruutjuur 1/4 tuleb see kokku. Ja 1/4 ruutjuur on 1/2. Sest 1/2 korda 1/2 on ju 1/4. Kui poolest võtame poole, saame veerandi. Ja see ongi lõplik vastus. Siia ka veel kasti ümber, et see oli siis see teine osa siin, mida ma tegin. Ja see peakski olema siis õige vastus.